Tere, ilusat esmaspäeva. Kuidas sina suhtud teadmisse või ütlusse, et rohkem raha tähendab rohkem vastutust? Ma tean, et mina nii mõnda aega tagasi see lause tekitas minus vastakaid tundeid selles mõttes, et ma ei tahtnud seda vastu võtta. Mis mõttes rohkem vastutust? Raha peab ju tulema ka lihtsalt, niisama kergelt, on ju, mis on, jah, ma olen siiamaani seda meelt. Aga see ei tähenda seda, et meil ei kaasne sellega vastutust. Vaata, mida rikkam sa oled, seda rohkem inimesed hakkavad sinu poole vaatama, nad hakkavad sinult ootama, nad austavad sinu otsuseid ja nii edasi ja nii edasi. Et see käib meie ühiskonnas rahaga kaasas, eks. Ja mida tähendab rohkem vastutust? Kui sa tahad rohkem raha, siis see tähendab, et sa pead rohkem looma väärtust, eks. Ja vot see lause iseenesest ka juba on tekitanud minus, mis mõttes, mis väärtus, no mismoodi ma saan anda rohkem ja nii edasi ja nii edasi. Need mõtted kõik tulevad nii-öelda töölisklassi mõtteviisist, et ma ei saa ju ennast ribadeks töötada ja nii edasi. Aga ma võtan selle vastutuse täna natuke lahti. Mida tähendab siis vastutus? Näiteks kliendiga suhtes, on ju. Et kui kunagi, ma mäletan, ma olin juba turunduses ise tegutseb, eks, või siis isegi kui ma töötan. Töötajana oli minu mõtteviis ka selline, et ma lähen ju tööle, ma teen ju oma töö ära, aga ma ei saa ju vastutada selle eest, mis on tulemus, on ju. Et kas ma nüüd toon seda tulemust või ei tule, sest ma ju ei tea seda, eks. Kõlab igati loogiline, täpselt samamoodi, kui ma pakkusin turundusteenust, on ju, esialgu, siis ma hakkasin pakkuma teenust, ma teen sulle ära, ma ei tea, kunagi oli siis Facebook oli alles alguses, kui mina pakkusin inimestele turundusteenust, ma teen sulle veebilehe, ma teen sulle Facebooki lehe ja nii edasi. Ja ma ei saa ju öelda, kas see töötab selliselt, nagu sa tahad või ei tööta, eks. Et mina teen oma poole ära ja sellest peaks piisama, on ju. Et mis sellega siis edasi peale hakatakse või mitte. See oli niisugune nii-öelda kliendi vastutus, on ju. Nii. Aga täna ma näen asju teisiti. Täna ma näen asju selles võtmes, et mina kui pakkuja, mina vastutan tulemuse eest. Mitte selle eest, et ma teen sulle koolitust, vaid ma siiralt vastutan selle eest enda jaoks, enda sees siis on ju, mis on sinu jaoks see tulemus. Näiteks võtame rahauskumuste koolituse, mis on siis sügav coaching koolitusprogramm. Selle tulemusel on sinu suhtumine rahasse muutunud. See tähendab seda, et sul on täielik rahu oma rahaasjade üle ja sul on kontroll oma rahaasjade üle, mida eelnevalt tavaliselt, ütleme siis nendel inimestel, kellele võiks kasule, nendel ei ole, eks. Et see on see, mida mina sulle selle koolitusega nii-öelda siis annan, on ju, mina ja et. Teine enesekindluse või siis ma olen piisav koolitusega, eks. Et kui me ennem ei saa iseendaga hästi läbi või ma ei saa aru, miks mingid asjad jooksevad kokku ja miks ma ei julge ennast väljendada ja nii edasi, siis see koolitus aitab teha rahu sul iseendaga, on ju. Ma nimetan teda koolituseks, see on tegelikult sügav coaching koolitusprogramm, on ju, mida ma olengi süsteemi ehitanud selliseks, et see tooks tulemusi. Ja vaat täna ma müün tulemust, on ju. Ma ei müü seda, et näed, sa teed neid harjutusi ja nii edasi, vaid ma müün päriselt seda tulemust, et ma tean, et see töötab minu peal, see on töötanud mitmete teiste klientide peal, eks. Et see on vastutus, mina vastutan selle eest. Jah, ma ei saa vastutada selle eest, et kui klient ostab koolituse, kas ta seda koolitust, kas ta teeb päriselt need harjutused ära või ei tee, ma ei saa minna kellelegi koju ja öelda, et miks sa ei teinud, on ju. Et see on kliendi enda vastus endiselt, aga kui ta teeb, siis tulemus on selline, on ju. Ja täpselt samamoodi mentorprogrammis, mis ma olen teinud, ettevõtjana sul on täielik rahu, kontroll ja selgus selle üle, mida sa pead järgmiseks tegema ja kuidas oma käibeid siis kasvatada sinna, kuhu sa tahad neid kasvatada, on ju. Ja mida siis teha, et aru saada iseendast, et mida siis nende teadmistega peale hakata. Eks sa vaatad, sa oled seal suures pildis, mitte väikses pildis, on ju. Et see on see tulemus, sa oled muutunud inimene, on ju. Ja mina vastutan selle eest, mina kui pakkuja vastutan nende tulemuste eest, on ju. Et see on ühtepidi vastutus, teistpidi, kui me räägime ettevõtluse arengus, on ju. Kui sa oled üksinda, siis sa vastutad iseenda tulemuste eest. Nüüd, kui sa tahad rohkem raha,
siis vastutamine siinkohal tähendab seda, et sa ju vajad võimendust, sa vajad inimesi juurde, tehnoloogiat juurde, mis täna võimalik on ju, ja sa vastutad selle eest, et need siis osapooled, kes tööd ära teevad, et ka nendele saaks nii-öelda tasu makstud, on ju. See on vastutus, eks. Et ja see on noh, ka töötajana, on ju, et kui ma olen tööl ja ma tahan kõrgemaid positsioone saada, siis see tähendab rohkem vastutust. Sulle makstakse tegelikult vastutuse eest, tulemuse eest, on ju, mille eest sa oled valmis vastutust võtma. Ja kui niimoodi seda võtta, siis tegelikult see on ju loogiline. Kui ma tahan kasvada ettevõtjana, ma tahan võimendada, ma sellega koos pakun rohkematele inimestele väärtust, on ju. Et rohkem väärtust ei saagi olla see, et ma ise rabelen ennast lolliks, on ju. Sest et meil kõigil on 24 tundi ööpäevas, eks. Aga siin tuleb võimendus ja võimenduse tulemuste eest vastutamine edasi ja seal juba, kus siis mingil tasemel, ühesõnaga, kui sa võtad juba töötajad, siis inimesed hakkavad sulle otsa vaatama. Ahah, mis otsuseid sa teed, on ju? Kas need otsused on impulsiivsed, lühiajalised, on ju? Sa ei saa teha enam lühiajalisi otsuseid, sa ei saa teha enam ka rahaga näiteks impulsiivseid otsuseid, sellepärast et sa pead vastutama ja siis sa hakkad mõtlema teisiti, on ju. Ehk siis rohkem raha tähendab rohkem vastutust igas valdkonnas, kõik, mis puudutab nii-öelda ettevõtlust, siis töötajad, kliendid, raha juhtimine, enesejuhtimine ja nii edasi. Et me ei saa teha enam kiireid impulsiivseid otsuseid, vaid me peame mõtlema pikaajalisemalt ette, eks. Ja niimoodi saab sinu raha loomine kasvada ja sealhulgas siis sinu jõukus ka kasvada, on ju. Küsimus on nüüd ainult selles, kas sina oled valmis tegelikult ka rohkem vastutust vastu võtma ja kui ei ole, siis tuleb endalt küsida, miks ja kust ma tean, kas ma ei ole või olen. See tähendab seda, et kas sina oled valmis teiste inimeste tulemuste eest vastutama, kas sa oled valmis teiste inimeste sissetulekute eest vastutama ja teiste perede sissetulekute eest vastutama. Kui ei, mis tunnet see sinust tekitab? Ja võt need on juba sügavamad kohad, kus tuleb siis enda sisse vaadata ja ennast analüüsida, sest ennem ei hakka midagi muutuma. Kahjuks, kui sa ei ole valmis seda vastutust siiski vastu võtma, sest et seda müüti, mida on pandud pähe, et on täielikult passiivne sissetulek ja sa ei pea midagi tegema, siis sina vastutad. Kui sul on kinnisvara, siis sina vastutad selle kinnisvara eest, et see oleks üürnikule elamiskõlblik. Kui midagi on, siis vaadatakse sulle otsa. Et sa pead olema valmis vastutama ja tegutsema, väärtust looma, eks, ja sealt saab tulla, sest raha ei ole mitte midagi muud kui vahetus nii-öelda tehing isegi, eks. Et ta on vahend, millega siis saab teha vahetust, eks, ja sina saad lihtsalt mõelda siis seda, et kuidas ma saan rohkem pakkuda sisuliselt. Vot sellised mõtted sulle siia uude nädalasse. Loodan, et said häid mõtteid, enesekindlat pealehakkamist ja by the way, vastutus tuleb ka iseendasse usust, nii et kõige tähtsam töö on siiski iseendaga töö ja julgus edasi minna. Et jõudu tööle! Kohtume uuel nädalal. Tšau, tšau!